Tere hommikust! Olen plaanil kohal. Kõtimeistrilaud on välja pakitud ja nüüd on õige aeg vaadata üle tänane heinamaa. Nagu ikka loosiplatsid ja selgub hiljem, kes millise platsi saab. Siin Nõlva peal ma ei ole kunagi niitnud. Juba 28. kord Haanja taga Plaani külas. Käsitsi Vikatiga heinaniitmisvõistlus ja mina olen siin alles 3. korda. Aga täna on juba päris tugev tunne, nagu oleks juba vana olija. Ja see heinamaa, mis siis niitmiseks on välja mõõdetud, on siis siia alasse. Ja siin on ikka hästi erinevat, varieeruvat heina. See mul meeldibki selle heina niitmise juures ka, et see võistlus on selline hästi palju loosiõnnest, aga loomulikult, kes on hea niitja, siis see niidab igas olukorras hästi. Ettevalmistused käivad ja praegu ei saja vihma ka ja loodame, et see ilm hoiab. Vaatame, kuidas päev edasi areneb. Ilmateade taas kord ei valeta. Sadama hakkas, aga mul on telk. Ja tulgu seda vihma uude tahab. Vahet pole, müts ja jope on ka olemas. Ja Vikatile ja Luisule ei tee vesi midagi. Petai, Rasmus Lukas ja Ave Salmus, Aare Ehe. Tuleb on kollase otsa ära võtnud, ma ei tundnud kerada. Amo Kipsipuu. Kui ma õhtul silmad sulen, soovin teil hääd ööd. Enne veel, kui uni tuleb, mõtlen sellest veel. Sinitaevas lindu laulus, päiksekiirte joas. Oma emast, oma isast soojast toas. 7 minul plats. Sekkusin raja sisse, kaamera pildistab üleval. Publik vaatab. Loetud minutitega hakkab peale. 7? 7 on siinpool va? No nii, 3/4 on läbi. Väikse klipi ka. Üles alla. Nüüd ma lasen käepidet üles poole, ma pean siit ikka nii laia kaarega minema. Ja. Et ma siin 3. kohal küll tegema ei hakka. Kuidagi see hakkas väga kitsalt niidatud. No siin on jah, ma olen siin käinud läbi, et vähemalt sealpool otsas on küll väga kehva. Loterii. No nii, let's go. Saan vist kätte küll selle herva.
hea hiiega likud tulevad. Võtame viimase vaaliga. Vaalu kirgaks käest. Väga paljud seda soovitada, aga ta üldse ei taha seda paari. Hea suhtleja ja tehnika peab. Nii, 50 minutit minul niitmine tehtud. Vaatame siin mõned stiilinäited veel, enne kui siin suuremaks lõpetamiseks läheb. Nii, viketimeistri vikat on tööhoos. Väga ilus, väga ilus. Ma vaatan või? Ega seda ei saa kinni. Ma viin oma vikati. Seda vikatit tahad proovida va? Aga nüüd ma ei tea käepideme kõrgust, ma pean sul võib-olla madalamaks laskma. Umbes sama. Proovi, see on pikem tera nüüd. See on täitsa jumal lahti ju, sellega sa ei saa niita. Nii Tõnu sild, legend. Aga ma teritan sul ära ka. Tõmbad lõpu ära. Nüüd on see hein on teispoole maas just täpselt. Kuule, aga ilus. Selle logiseva viketiga said sellise pinna. Müts maha ausalt öeldes. Vaata, mis see viketiga näed. Siit võid tõmmata veel teist poolt vastu, et sa saaks selle maha läinud heina kätte. Siit poolt. Jah, et saaksid kuidagi kätte selle. Ta ongi seal trikiga värk seal. Palju aega on veel? 40 minti. Nii, ma panen selle siia. Nii, hoia seda, ma teritan sul ära. Ai, kurat, mul on luisku. No mul on üks. Ma jätsin ju sinna. Aga mis siis juhtub, kui üle läheb aeg? Sest eelmine aasta üks nagu poiss tegi üle aja ja siis nagu ta midagi öeldud. Ma ei tea, tee rahulikult ja. Okay. Proovi nii palju kui jõuad ja jääb ette see või? No vaata, kuidas sul see 85 tera nüüd läheb. Peaks terav küll olema.
on okei vä? Ja on küll. Davai, ma jätan su niitma. Nii, lähme otsime eelmise aasta võitja ülesse. Veiko Park, viketimeistri võiduviketiga läheb. Tundub, et võtab väga rahulikult ja läheb kindla peale välja. Oi. On sile. Jõudu. Tarvis. Ma vaatan, et sa lähed kindla peale välja. No peab minema. Aga ei saa mainimata jätta, et vikat on hea, on ju? Jaa, selles suhtes selle vikatiga on lust veesta. Super. Nii, lähme vaatame veel mõned stiilinäited. Peeter Tuusis liidab samuti Austria teraga ja uue värske luisutopsiga. Kuidas luisutops töötab? Väga hästi töötab. Aga tühjaks sai ikka. Kurat. Vöödab ära. Oleks ma teadnud, oleks vett kaasa võtnud. On hullu. Selle väikse maa saab hakkama. Kuule, aga on näha, et mees on niitnud. On näha. Maapind on... No ma ei tahaks kohtunike nahas olla ausalt öeldes. Ilus. Ütleme, et siit Heinamaalt saadakse küll viimanegi kõrs kätte. Ma arvan, et see lõpupunktid lähevad nüanssidesse juba. Lõpuks võidab see, kes vaalust südame niidab. Ja siia lõppu mõõdeti veel lisaplatse välja, nii et alguses arvasin, et siin ei tule siin niitjaidki kokku 25 platsiks, kuid tegelikult on väga palju niitjaid. Vau! No jõudu. No tera jäi sul pinni matta, sa lähed vist kogemuse ja jõu pealt, jah? Kogemuse ja jõuga paneme, jah. Kas siin muud ei olegi? 2 käänikaari on ära tehtud, siit saab veel ühe väikse kaari. Me panime kohaga mööda. Me tulime vasakule, aga pidi parem. Sa raisk. Üteldi, et pidid. Elu aika vasakule olnud, kus märgista. Niitsid pool naabrimaad ära või? Me oleme poliitiliselt parempoolsed. Panime mööda. Sa esitled, et sa oled poliitiliselt radikaal, sul on radiaator kotud. Talvel otse. Talle radiaatoril ühendanud sooja võrku, enne soojendas niiviisi radiaator ära, pärast sai käsi soojendada. No. Jõudu, jõudu. Ei saa reiski, ma ei saa hakkama sellest. Ilus. Kulu on all ja ei tule siin midagi. Sa said lisaplatsi, ega siin on loosi... Kui keegi tahab öelda, et mis kulu sisse niidetud, aga ma ei viitsi siin mõlle. Ta ei lähe, vaata, kui ikka peenike ka on. Ja siis ikka poole pealt sa ei võtta ära. No. Elu andis... Vikatiga tuleks saanud, aga mul on see laenatud vikati esimest korda. Elu andis sinu võimetele vastava koha. Kõik muu oleks olnud sulle alla leti. Nii, siin käib pärja punumine vist. Veel kuidagi vähe lilli on praegu oitsemas. Siin on vaata kõige paremad lilled. No vot, sinna ei tohi jälle minna, seal niidavad maha kohe. Siin on ainult... Tundub, et siin... Kas see võib olla karuputku või ei ole? Ei ole, ma ei usu. Ei ole. See oleks suurem ikka. Ilus sirge valvats, kus siin on heina alles.
heinakogus on nii meeletu, et käigurada peaaegu ei jäägi, niidetud ala. Topeltvaal on nii suur. Ait, pane vonki panu. Aga tore on see, et mulle tundub, et enamus rahvast on niitmas, mitte pealt vaatamas. Ilusad väiksed vaalud. No ja siin on ka varsti hakkab lõpp paistma. Nii, seal on vaja vist luiskamist. Ja siis Peeter tahtis vett. Kuidas läheb, oled luisanud ka vahepeal või? Ei ole, mul luiski. Ma luiskan ära sul. Siit kuradi kaarte eralt ja siis kõigelt pinnisin üle. Väga tubli. Paljud ei ole pinnimisest midagi öödega mitte kuulnud. On vahe või? On küll. Libiseb paremini läbi. Korralik tihe ristik on. Seal on lamandnud ka ees. Ega see lihtne plats ei ole. Meil on taga oli vaata suhke nagu seal posti on. Seal on heinakogus selline, et... Ja teine asi, mis seal oli, siin ma ei pane seda tähele, et meil oli seda vana heina oli all. Vaata, ta veel suve jooksul kasvab nii palju. Et... No jah, aga ei, siin ei näe. Aga siin ei ole, jah. Seal on vana heina, nagu sihukest on rohkem. Aga noh, see ongi lisabki seda loterii, on ju. Lisabki seda vürksi natukene. Mõnes suhtes, see on sihuke rahvaüritus ja... Võistled endaga. Heinamaaga, heinaga võistled. Ma olen viin vett, siin on, ma olen varustaja. Oi, kui ilusad väiksed vaalud. Taustajõud. Veel taustajõud. Aga sul teritamist on vaja või teritad ise? Mida tuleb, et ma Hetkel on terav või? Või tasen üle? Mul on luisk. No ta kõnnis hetkel. Minul ei ole võrdlust nende nukavikatitega. Minu jaoks on normaalne, aga sina tead võrrelda, et... Aga mul on 2 vikatit olnud väga head ja üks on praegu veel alles, teine on mul autos nii palju järele jäänud. Ma olin metallist ja teadsin koodi minnes väga hästi, mis tähendab U10A. Mõtlesin, et 3 vikatit kõik ära. 2 kadusid kudest ära kuhugi, mina ei tea, kes see osav oli. Aga ühega niitsin ja... Aga kas sa koputasid ka heli järgi poes või? Ei, mina sellest, mul ei ole muusikust kuulnud. Laanoot pidi olema. Ma tean, et laa on kuskil kõrgemal. Ei saa palju muusikust Jaa. 20 minutit. Jaa. No nii, siia ma ei ole veel oma kaameratega jõudnud kommentaare küsima. Sõnastu, jah? Jah, sõnastu. Ei, tuleb tunnistada, et ikka see aasta oli keeruline. Unnikuid ja sippelga unnikuid oli päris hulga siin üleval otsas. Et all oli lustilisem niitleja. No eks ta tegelikult ole vaalvu pealt näha ka, et
täielik loterii ikka. all läheb, vaal läheb ikka nagu kaunimaks. Ei, siin ongi, paned ja selle mutimullad läbi on sul vikat juba läbi. Ainult terite kogu aeg. Selles suhtes jah. Aga see loterii ongi juba pull asi. Muidugi eriti pull on siis, kui sul hea pleks rõhtab. Mis seal ikka, ega see on ju rahvasport. Loomulikult. Aga mis auhinnad? Kõik esimene koht saab kõik heinad omale. Jah, sport. Kusjuures, ma jään vastuse võrgu, kus riigis, aga kuskil on võistluse, see tähendab, mille järel otsustatakse, kes võidab, on see, et kaalutakse hein ära, kes rohkem kätte saab. Nii. Oho. Aga vaalud on sul ilusad sirged, jah? Ma ei tea, kui suur see on, et ma arvan, et... Ei tea, mida nad hindavad siin jah, et siin üleval pool, eks ole, nagu busserdi natukene see... Aga siin on näha ka, et... No. Busserdi võib ta olla, aga ma olen kuulnud seda, et ta peab jooksma otse. No, kerge jõnks on, aga mille suhtes ta otse, platsi suhtes jookseb ta ikka vildakile mul. Natukene me sinna poole. Täpselt sama efekt, mis mul all on... sa läksid ülevalt ju? Ma läksin ülevalt, jah. Ja siis seal all kuidagi võtsin koomale seda värki. Minul nii kui tõus tekkis, läks kaar laiemaks ja vaal jooksis. See siia mäkke tuleb, siis tekib ju mägi tuleb nagu vastu, sul on kaar, alla minnes on nagu... Täpselt. Loogis. Aga siin on väga häid platse, kus üks keinakõrs üleval ei ole. Ma arvan, kui on see viimase grammi otsustamine, siis vaadatakse, kas vaal on otse või ei ole. Kõrs üleval, siis on hea terav vikat, aga eks siin läbi aastate on see salapära ikka säilib, et mille alusel need sinna kustada. Aga lootust ei ole kaotav. Lootus on viimane, siis tule. Võitjad oleme me niikuinii. Tegelikult on see ürituse selline fenomen on väga äge. See ikkagi see sportlik moment, samas ei ole nagu otseselt aja peale, et kes see kiirem see võidab, et see on nagu hea. Aga samas jokutada ei saa. Jaa, see ei seda küll, et ega tegelikult on 15 minutit aega. Siis on juba... lukku, jah? Jaa, et ega siin nendel, kes alt praegu alles alustavad, ei jõua lõppu ära. Võib-olla, et on läheb keeruliseks. Ma ise mõtlesin, ma kohe tekkis kihk nagu ma olen ka ju lapsena see Otepäält pärit ja niimoodi. Kihk, tahaks ka niita. Siis ma vaatan, et kurat, ikka võhma olema, kas ma ikka jõuan? Ma ei ole kindel, et ma 4 ringi siit ära teen. Et 1 ringi ma veel teen ära, aga 4 ringi teha on... Me kõik tuleme siia ka harjutama ju. Ega me keegi ei tee lehmaheina, et... Väiksena oli, siis oli. Selle aasta lävitud kilomeetrid on 5 meetrit. Mina väiksena ikkagi 70, siis ma olin 6 aastane ikka, tehti meie mu vanaisa talu pealt, pandi hobuse peale, hobuse sai sel juhul oli Pühajärve puhkekoht, oli see hobune, riigi hobune nii-öelda, seda sai laenata ja lehmahin toodi ära, ikkagi käärikut tõime Otepää kantsi ees ära. Vikatitega niideti? Jaa, ega tullen hetkel ei olnud. Mingid hobuniidukid tulid ka mingi, et... Mul vanaisal olid kunagi igasugused asjad, 30, seal on mul isegi ajaloost sain kätte internetist, et 38 tehti tegelikult nagu maade selline inventuur. Aga see välja anti 39 ja seal ongi, et minu ema on 38 sündinud, ema on seal peal lapsena 1-2, aga teist õdedel ei ole, kuigi 39. Ja siis seal on kirjas, et vanaisal oli see rehepeksu garnituur ja värgid ja see, eks seal oli, aga ega neid ju Vene aeti tuli võeti ära. Siberisse vanaisa ei saadetud, aga nii oli. Aga selles suhtes jah, tekkis kohe kihk, aga ma vaatasin, et ma vist 4 ringi vastu ei pea. Võti on veel väga terav vikat. Sul läheb poole vähem ressurssi. Ilmselt see suur probleem ongi see, et vikatid on nürided. Jah, ma vaatasin ka, et kui vikat läheb natuke nürimaks, hakkad nagu peksma ja siis ongi see... Kõrred üleval ja poole rohkem jõudu läheb. Ma tõmban sealt sellel poisil veel vikatit luiskan. Eks see luiskamine on ka, ma vaatan, et kui õigesti käsi käib, siis saab teravaks. No jah,
enne pinnida ja seal ongi see niitmine on ainult sihuke väike finaal lõpust ja ma rääkisin, minu isa ju tegelikult teenis nii-öelda, noh mitte elatist, aga siis tema pinniski vikateid ikka. No see oli ikka selline pinnimine, aeti see metall ikka nii õhukeseks seal, et ahah, teistel tegi teenust jah? Külarahval pinnis ära? Ta nendele ja siis teine asi, ta tõritas alati nugasid ja kääre ka seal Põhjarve puhkruks, mida ametlikult, noh, kokkadel ei olnud ette nähtud, riigi ettevõtte, eks ole. Ja siis ta nagu teritas neid, siis kokkadel oli kirgem ja siis kokkad muidugi õhtul tehti talle toidu sinna ja söö ja tule õhtul pea, et liha oleks teinud. Ja tema pinnid jah seda, sest ega Põhja-Eestis ei pinnita, seal lõigatakse nii-öelda see tera. Too vikat käepida kasti, siis tegime toda ja siis täna hommikul sai nagu proovida ennem. Esimene niitmine tüübil. Müts maha. Mis kvaliteet? Ja kui keegi räägib, et ei oska niita või viketiga niitmine on raske või... Ma pakun, et sa oled trimmerdanud palju. Vaata, liigutus on sama. Ka nüüd vahetad trimmeri viketi vastu välja või? Tuled järgmine aasta trimmeriga siia. ma pööran su usku. Mul missioon. Selle kaare laius on praegu mingi 3 meetrit, 2,5 kindlasti. Ütleme niimoodi, et trenni saab kätte, aga ta lähebki madalamale, siis ta venitab enne käe välja. Madalamalt nii. Ja, et sa nagu saad selle serva kätte, sa pead käe välja venitama. No kuidas vikatimeistri vikati emotsioonid on? Hea jäi, et noh, sa nagu kontrollid seda niitmist. Ja noh, samas on ta nagu raske, et siis kui sa nagu ikka hoo sisse lööd, et siis ta... Inerts nagu ratas. Nii, Jaani Ussike, kus sa oled? Kas sa kasutasid ülemist käepidet ka või otsid? Enamasti hoidsingi ikkagi siit, nii nagu hoitakse. Aga seal, kus oli mäenõlv, oli väga järsk. Et siis oli vaja lasta teist asendit. Teis asendisse, jah, et siis ma hoidsin siit varrest. Et selles suhtes see on nagu... Sa saad valida? Jah, selles suhtes on nagu hästi, et on mitu asendit. No nii, tulemused on käes või ei ole veel, ma olen vaatan. Mitmes oled? On keevel kui eelmine aasta. Mis koht on? Ei tea veel. 3.–5. vist. Ühed punktid on kõik seal. Kõigil on samad punktid, jah? Millimeetrid hakkavad mängima. No nii, siit et veel liha tegu. Ei ole. Selle poisiga hakkad kiskuma. No nii, mis siin paistab? Kuidas seis on? Mul hea ei ole. Ei ole või? 21 see. Vaalu all kasvas siis või? Milles see asi? Vaalu oli jah. Unoga meil tuleb ainult pahad. Kurat, pronksi koha pealt väljast praegu. Mina. Ei ole tegelikult, ta oli ilusid, aga see on 21 kohta. Mul oli niisama täna proovi väga nalja pealt. Teil oli ikka terav. Mul olid vaalud natuke lõverad, ma tean. Siin kui läheb millimeetri mõõtmiseks, siis vaadatakse, ma arvan seda ka. Et oleks läheb otsa, ma arvan. Mis see mees teeb? Ta võtab praegu puskarit. Ma tahaks kohe näha seda, mis moodi ta teinud. See on eriline. Mis plats ta on? Jah. Raja on 28. Tundus seal sellest. Ei, minu ole. Raja number 28. Ei, see peab mingi muu olema, mul oli 28. Ei, aga vaata huvitav, et seal ütleb ka siin Raja. Vaata, see on miksliikne, see on. Seda ei näe. Mis mõttes?
Ei ole ikka 28, 28. On ju? 26 jah. Algus. Näed, sealt on nad vaalu ära tõmmanud. No vaalud on sirged, vaat see on see point. No jah, aga mul oli, ma vaatasin, et tolle koha pealt, kus oli heinad umbes ära, et seal oli, ma võtsin edasi tagasi. Ma võtsin näed, ütlesin, et siin oli maartuist. No näed, aina. Aga ma räägin sulle, et me panime ma võin näidata seda vikatit, kus ma niidan. Sa ise ka imestada, et siuke töö. Aga lähme siit keskelt, ma vaatan, kas nad mul platsi peal on ka selle vaalu lahti tõmmanud või. Mul selle vaalu alt niitmisega oli täna kuidagi see, et pikatitera ei tahtnud minna sinna vaalu alla, et saaks seina kätte, vaid natukene libises sinna selle hunniku keskele või peale. Ja siis ma mõtlesin, et tal võis jääda midagi lõikamata alt. Tead, mille pärast nad seda nurka hoidsid, et siin on ikka tugevad need, et liin on palju paksem kui siin. Just, see on plusspunkt on, vaata, kes siin korralikult niitnud on. Ja see ma küsisin minu vaalugi, no ma ütlen algul, kui nad, ma siin sõin kõrval ja siis ma küsisin, et mis siin on, ja ta ütles, et ei, et välimuudad kassitast oli kõik jumala viisakas ja nii edasi, et aga... Et siin nagu peab iga üks... Ta ütles ka, et siis see naisterahvas, kes üks hindaja oli. Oot, 6 on minu. See ütles, et selle võib lausa niitma võtta endale. Näe, mul puhas. Mitmes koht sul oli? 4 olin praegu. 4. Ma võin näidata sulle oma vikatit. Näite jah. Tolles suhtes meil oli ikkagi jumala... No loomulikult, kes mingi räbala vikatiga suudab veel niita. Ongi raske. Et ise ei oskaks panna, miks sellele näiteks mingi 6 punkti vahet. Ilmselt on neil aja jooksul midagi välja ka kujunenud. Mingid asjad, see on nagu vaatad mingisugust iluvõimlemist või niisugust vaatad, mille järgi nad hindavad, et ma arvan umbes sama. Ma ei tea, kas siuke võrdlus praegu sobis, aga... Kuigi ei, seda ei ole siin kunagi saanud öelda, et see, kui on võidutöö, siis ta on ilus. Siis ta on ilus raudselt, on jah. Jah, et seda ei meeldi küll, jah. Ja siis nad tegelikult võivad vaadata küll seda, kui 2 ühesugust platsi on. Ja seal on nagu palju räigem hein. Siis nad pigem eelistaksid seda, kui siin lihtsama pinna peal. No, sest enamasti, kui on nagu hea niitja ka, siis kuskile selle jao peale on nagu võitja tulnud aastate. No mitte need kõige äärmised, aga siit, kus on need. Seina oli vähem küll, aga mutsi mulla hunnikit seda rägud. Sellega niitsime. Model oli... No sul on ikka räigelt tömpta. Jah. Räigelt tömp. Seda venitas. Ma ju isegi Ukumaga käisin, proovisin vähekese, pärast siin vaata seda mingi seina nagu siit poolt. Mõtlesin, et jumala head ära. See tuli veel vasaraga tõi siia, siis ma lõin vasaraga otsa ülespoole, muidu hakkas kogu maa siis. Mul ei läinud... Ma tõssin hommikul käepidet ülespoole, mul ei läinud käsi siit vahele, ma hoidsin kuidagi niimoodi. Ta on koos sul siit täiega. Ja see oli muidu all pool, aga vaata, et pikkuses... Ja ta lüsileb peenemaks ja läheb kokku, sa pead kasetuhu vahele panema. Aga ma ütlen, et nagu põhimõtteliselt jah. Ei, nagu sa sellega ära niitsid. Ikkagi on ju viisakas. No ülikõva. Ülikõva. Ma proovin korra. Võta kaamera. Võtan käest. Mul ei lähe käsi vahele. Ma mõtlen, et käsi ei lähe. Ja, ma võtsingi kuidagi. Ta on, tead mis või? Tera on suht vastu maad ja siin saad sa sükse musta pinna. Ja tänu sellele ta üleüldsegi lõikab sulle, et ta lõikab imure peab. Ta jah, võib kakub. Aga see aitab küll. Ülevalt lõikab. Siit hakkab üle libistama. Jaa, aga kui ta on täiesti vastu maad. Jah, ma olen ka siit võinud. Ära me räägime, mis saab enam. Lõppkokkuvõttes, milleni me täna jõudsime. Ei maksa tehnikat üle hinnata. Mees on oluline. Hea töö. Länne-Soo niitmistase. Ega aasta, mis ma siin olen olnud, siis imestab toda nii muud.
kus need küll nii hästi mõista niitä niimoodi. Nykrää mytte ei tähäntä midäkin ja no kivikka missä loma eski nii hästi on läinud niimoodi, et seal üks ääne väikene hiirekene juusse aina see. Tääl poolest saadik on säälituust aina kansust välä. Aga kuis tuu on mõistetu nii niitä niimoodi hiirele ikka sulle tehti. Ja aitäh. Nii, aga nüüd on sääne lugu, et 22. plaani käsitsi hainaniitmisvõistluse aukirja ja auhinnalise 30. kotluse sai Hugo Park. Ja 21. kotus Gunnar Laas. 22. kotus ja naiste 5. Kersti Pihus. Kategooria 7. kotus naiste 4. Tiina Puuda. Nii, kategooria 6. kotus Kevin Orgla. Kategooria 5. kotus Ago Pettai. No nüüd saab kõvasti harjutada uue vikatiga. Kategooria 4. kotus Priit Pettai. Kategooria 3. kotus ja naiste 3. kotus Mari Palolin. Koht 22, naiste 2, Reet Reimann. Koht 21, Hugo Pooga. Kategooria kotus ja Ander Kuusk. Koht 11, Rasmus Lukas. Koht 12, Aare Kallas. Kotus 17, Taavi Koemets. Tal läks Edimätse kaari Edimätse kolmandiku peale vikati jalus katski. Ja siis ta niitse nii ilma jalusselda säänsid mehi vähe näta. Nii, koht 16, Peeter Tuusis. Kotus 15, Kauni Kiviste. Kotus 14 ja naiste esimene Ave Salmus.
naiste esimesel on päris suur kingikott, ma vaatan. Naiste esimesel on päris suur auhinnakott. Kotus 13. Uno Orgla. Nii, kotus 18. Riho Petersen. Auhinnaline 15. kotus Antti Allas. Kotus number 10 Mihkel Vogt. Nii, 10. allapoole 1. kotus Tõnu Sild. Koht number 2 Margus Palolill. Kotus number 7 Janis Orgla. Nii, kotus 6 Uku Pooga. Ja eriti võrdselt 4. 5. kotust jäivad jagama Mario Carro ja Aare Eiche. Esikolmiku 3. kotus Avo Hirsipuu. Tähendab, siin on nüüd, kui te vaatasite, siis 3., 4. ja 5. said kõik võrdselt punkte. Aga miks siis Aavo sai 3. Meil on reegel nii, et kui on võrdse arvude punktid, siis parema koha saab see, kes saab rohkem kõrgemaid punkte. Ja kuna temal oli 10 rohkem, siis nii ta on. Aga 4. ja 5. oli absoluutselt võrdselt. Kõiki oli ühte moodi. Auhinnaline tänekotus Veiko Park. Eelmise aasta võitja. Ja 22. Laani käsitsi hainaniitmisvõistluse võitse Vaiduli Edimetsele kotusele Ats Meel. Sa ei tulnud, Hilja tuli. Korduvalt võitnud selle. Dopingu kontrolli veel ei tehta siin, jah? Ma käisin, vaatasin tal selle aluse läbi ka, et oli küll puhas. Nii, aitäh teile kõigile tulemast
ja nüüd on väikene palve niimoodi sinne pressi manu minke siis või pressaasid ka tiid üles võtta. Ja siis on aitäh teile kõigile tulemast ja kohtume loodetavasti, kui Nooja meile annetada võimalust järgmine aasta samal ajal 29. plaani käsitsi hainaliitmise võistluse. Aitäh teile kõigile tulemast, olge terve ja nii, kuule, korjake nüüd kudinuli kokku, kellel on midagi. Väsitav päev. Tehtud, tore. Tehtud plaani 28. heinaniitmisvõistlus. Ja kõrgemad jõud jällegi soosisid. Sadas küll vihma alguses enne võistlust ja nüüd hakkas uuesti, võiks öelda sellist seenevihma sadama. Aga võistluse ajal oli kõik väga ilus, mõnus, meeletult tore õhkkond, tore traditsioon. Oi, mis tamm. Võimas tamm. Ja ma lubasin, et peale seda üritust ma ühe ujumise siin lähedal olevas järves teen. Ja mis siis, et sadama hakkas, siis selle ujumise ma ikkagi teen. Sest on suvi. Suvel tuleb nautida kõike, mida suvi pakub. Ujumist, õues väljas olemist. Aga heinaniitmisvõistluse kohta veel nii palju vedas loosiõnn, super hea plats. Niivõrd mõnus niita, lihtsalt niivõrd mõnus niita. Vabalt oleks või meetri seda vikatiga peale minna või isegi 1,20 m. Lihtsalt ainult tõmba. Väike jokker oli kallaku peal niitmine seekord ja see oli siuke huvitav aspekt, sest kohe hakkas kaar muutus, aga heinase vaal peab jääma ilusti otsa. Siin hindamises on väga iga millimeeter loeb. Aga koht 4-5, täpselt võrdsed punktid, täpselt võrdselt maksimumpunktid. Koht ei ole oluline. Aga niitmine tuli mul üldiselt, ma arvan, väga hästi välja, et ega ma seal midagi parandada ei oleks osanud. Vaalu sirgsus on võib-olla minu üks asi, mida saab paremaks. Super müts maha korraldajate ees, et sellist asja teevad. See on põhimõtteliselt Eestis vanim, ainukene järjepidevalt toimuv vikatiga niitmise võistlus. Ääretult oluline sündmus minu arvates Eesti kultuurimaastikus. Eesti sellist asja ei oleks, siis see on ikka suur puudus, see on ikka tohutu väärtus. Äge. Et kui palju sükse ürituse korraldamine kõik ressurssi võtab. Aga neil on aastate jooksul need asjad ilmselt tundub siin väga ilusti paika loksunud, et kõik sujus suurepäraselt ja vikatimeistri mina omalt poolt pakun kõiki häid niitmise vahendeid, mida maailmas võimalik saada on ja mul on ainult puhas hea meel, rõõm seda teha. Sest mina omal ajal hakkasin head niitmisvarustust otsima ja ei leidnud ja mul on tõesti südamest hea meel seda nüüd ka pakkuda kõigile niitmishuvilistele ja juba väga paljud niitsid siin vikatimeistri vikatiga ja ma olen ainult kiidusõnu saanud. Ja nüüd ma olen jõudnud järve äärde, vau! Mul jäi hing kinni, ma ütlen ausalt. Ilusat niidusuve sulle. Mina lähen nüüd ujuma.